Ma tahan, et sa kujutad ette korraks, et me istume siin kirikus, aga sa oled hoopis üksi, uks on kinni ja sa kuulad mingit häält, see on mürgamine. Sa vaatad sealt aknast läbi ja seal on lõvi. Sul on lõvi seal väljas, akna on kõik lukustatud, sa ei saa välja päästa läbi akente, aga seal on lõvi nüüd koridoris. Kuidas sa pääsed välja? Kusjuures su telefon ka ei tööta. Mis sa teed? Kas sa võtad tooli ja hakkad vehklema sellega lõvi suunas? Kas sa karjud? Kas sa võtad lauda ja teed kilvi sellest? Kas sa võtad patju ja paned kiivriks? Mida sa teed, et lõvi juures pääseda? Mis sa teed, et kaitsta ennast selle lõvi eest? See on tõeline küsimus, mis ei juhtu. Nii et see on teoreetiliselt väga lõbus küsimus, aga see tõenäoliselt Eestis ei juhtu. Aga vaimulikult, nagu ma ütlesin eelmine nädal, see juhtub aga meiega igapäevaselt või vähemalt väga regulaarselt. Miks? Sest 1. Peetruse 5:8 ütleb, teie süüdistaja, kurat, saatan, käib ringi nagu mürgav lõvi, otsides keda neelata. See tähendab seda, et kuigi päris lõvi ei ole seal väljas, siis vaimulikult meil on lõvi, kes tahab neelata kedagi. Nii et mida sina teed? Paulus tuletab meile meelde Efeslaste 6:10-11, viimaks veel, saage vägevaks isandas ja tema tugevuse jõus, ehk mitte sinu tugevusest, vaid Jeesuse omas, pange üle Jumala sõjavarustus, et te suudaks seista kuradi salanõude vastu, ehk saatane salametoodika kavaluse vastu. Ja me vaatasime seda võib-olla viimased nädalad, et saatan kasutab igasugused metoodikat. Ta võib kasutada füüsilist, ta võib kiusatusi tuua ja seal võib olla igasugused viisid, kuidas see juhtub. Ja nagu ma ütlesin, kui inimene ütleb, saatan ründab, siis mina ütleks, et me üllistame sellega, et saatan ei ole kõikjal, saatan ei ole võrdne Jumalaga, saatan ei ole siin ja seal samal ajal, vaid ta on ingel, langenud ingel ja ta on füüsiliselt ühes kohas korraga. Me näeme seda Iobi raamatus ja muudes kohtades, et ta ilmub kuhugi, ta läheb ära. Nii et kui sina tunned, et sind rünnatakse vaimulikult, see tõenäoliselt saatan ise ei ole, vaid demonik süsteem, ehk saatana süsteem. Ehk saatanlik rünnak, me üllistame, et saatan ründab, sest me mõtleme, et saatana süsteemi sees on see rünnak. Sellepärast me peame olema valmis, et on metoodika. Nagu ma ütlesin, saatan on olnud juba algusest peale, loomise algusest peale. Kõik inglid on olnud juba kogu maailma ajaloos olemas. Algusest peale. Nad on loodud, aga sellest ajast nad nägid, kuidas Adam ja Eva langesid, nad nägid, kuidas Noa oli laeva sees, nad nägid, kuidas Jaakob võitles Jumala ingliga, nad nägid, kuidas Sodom ja Gomorra hävitati, nad nägid kõik ja kõik ja kõik. Nemad teavad, mismoodi meie inimesed oleme, me teavad, mis nõrkused meil on, mis kiusatused meil on ja nad on eksperdid selles. Ja Paulus siis hoiatab, et me peame seisma vastu kuradi saatana salanõude vastu. Selleks on väga hea, et me ei seisa ise, et ehk kakle saatanaga, vaid me seisme saatana metoodika vastu. Me ei võitle saatanaga, et saatan mine minust eemale, vaid ma tean, mis rünnakud võivad tulla ja ma seisan rünnakute vastu, ütleb Salm 11. Ja ma seisan tema jõus, mitte minu omas. Efeslaste 6:14-17. Seiske nüüd, see on see käsk. Kõik need muud asjad on alluvad tingivad klausellid. Ehk seiske nüüd ja teie nõuded olgu võetud tööga. Ehk kui sa seisad, see eeldab, et sinu nõuded ongi juba võetud tööga. Ja kui sa seisad, see eeldab, et sul juba on seljas õiguse soomusrüü. Ja kui sa juba seisad, sul oleks juba jalgades valmidus minna kuulutama rõõmu sõnumat rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlavaid nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Eelmine kord me ei jõudnud evangeeliumini ja me varsti jõume sinna. Aga ma tahan öelda, et kõik need asjad siin on kaitsmiseks, mitte ründamiseks. See ei ütle, et me läheme maailma ja vallutame seda Jeesuse nimel. Me ei lähe maailma ja ei kuuluta seda, ei võitle, vaid meie seisame. See on justkui lahingu
vorm, et me kõik oleme rindel ja seiseme vastu. See on mitmuses ja me kõik seiseme kõrvuti kristlasena selle kõige vastu. Ja nüüd ma tahan, et sa mõtled korraks, meil on kristlane Bob. Bob on mitte eesti nimi, nii et keegi ei pea solvama, et ma oleks kasutanud tema nime, nii et Bob. Bob on üks kristlane. Kui sinul oleks mingi metoodika, kuidas Bobi langetada kristlasena, kuidas teda rünnata, kuidas teda hävitada, mida sina teeksid? Esiteks, võib-olla sa annaksid kiusatusi. Bob on mees, võib-olla sa saadaksid naisi tema juurde. Bob on päris kurb mees, võib-olla sa saadid igasuguse kiusatusi kõhelda, kas ta on tõesti usklik või mitte. Mis sa veel teeks Bobiga? Võib-olla sa võrgutad teda patustama, siis ta tunnistus nagunii on tühine. Nagunii siis ta arvab, et ta ei ole väärt midagi. Mis sa veel siis Bobiga teeksid? Sa võiksid saada olukordi, mis panevad teda kartma, et ta teab, et ta usk on tühine. Sa paned teda kahtlema, et Jumala sõna on tõde. Sa paned teda kartma, et kas ta isegi on kristlane või mitte. Võib-olla sa tahad teda tappa, aga ausalt öeldus Piiblis me näeme, et niimoodi see ei toimu. Et kurat või saatan ja teemonid tappavad inimesi. Me näeme seda Jeesuse elus, et nad lihtsalt piinavad inimesi nii kaua kui vähegi võimalik. Pigem sõna selle kohta on kurnamissõda. Nad tahavad lihtsalt kurnata sind lõpuni. See on see mõte, mis me näeme ka Jeesuse teenimistöös. Ja ma ütlesin eelmine kord, et meil on 2 tasemet. Meil on see seesmine, et minu oma süda, mis on nagunii kalduvus, patuse kalduvusega. Jeremia 17.9, et mu süda on juba petlik ja kuri, haige, keegi ei saa ravida seda, loomulikult Jumal saab ravida, aga see on juba haige, meil on see seesmine võitlus oma lihaga, Roomlaste 7, aga meil on veel see väline, ehk kuigi ma võitlen siin, tuleb väljaspoolt ka kiusatused, rünnakud ja kõik muu. Ja see tähendab seda, et me peame kaitsma oma südameid. Me vaatasime eelmine nädal õpetussõnad 4.23. Hoia oma südan enam kui kõike muud. Oma autot, oma piiblit, oma juukseid, enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Nii me peame kaitsma oma südant, ehk seesmise tasemel me peame kaitsma oma südant. Ja ma saan öelda, et kõik need rünnakud, mis tulevad väljaspoolt, üldiselt tahavad rünnata meid südame tasemel. Et me kahtleksime, et me ei usuks, et me kardaksime ja nii edasi. Aga täna me ei räägi niivõrd südamest, vaid väljaspoolt. Aga ma tahan Heebrealaste 4. peatüki lihtsalt järgi mõelda midagi. See ütleb, et Jumala sõna on kaheterane mõõk ja vahedam kui kaheterane mõõk. Ja see eraldab südamemeelsust ja kaalutluste. Meie südames on kaalutlused ja meelsus. Ja nagu me vaatsime natukene, see tähendab see, et kui me räägime inimese südamest, me räägime mitte sellest, et tema emotsioon, mitte Disney princess, mitte seda kõik, vaid see, et tema elu sügav isiksus. Minu Kalle, minu kõige sügavam soov, kõige sügavam igatsus, kõige sügavam hirm on minu süda. See nagu justkui, kes ma olen täna läbi minu uskumise, läbi sõna lugemise, läbi rääkimise, mis mu kõige sügaval tasandil. Ja ma tahan lihtsalt öelda korraks, kristlased, mida sa vaatad, mida sa kuulad, kõik mõjutab sind. Skaar ütles seda väga hästi, et meil on kõrvavärav ja silmavärav. Ja kristlastena me peame vaatama, mida me vaatame, mida me kuulame. Kas ma kuulan muusikat, mis paneb mind hoopis lihalikult mõtlema? Kas ma vaatan filme, mis paneb mind mitte kristlikult mõtlema? Mina ei ole filmide vastu, ma juba tunnistan seda, mulle väga meeldib filmi vaadata, aga kristlaste me peame ka oma silma ja kõrval läbi kaitsma oma südant. Et kas ma võtan asju sisse raadiost, filmist, videod, mis hoopis ründab mind oma rumaluse pärast. Kas ma valin vaadata midagi, mis ise koormab mind? Ma pean ka kaitsma oma südant. Aga nüüd ma tahan, et me lähme tagasi pigem välisele. Ma tahan, et me mõtleme selle peale korraks. Kui sa mäletad Siimonit ehk Peetrust, Jeesus ütles talle väga hästi. Lukase 22, 31-34. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Peetrus ütles talle, isand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma.
Jeesus aga ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned. Minu jaoks see on väga oluline. Ma ütlen sulle, Peetrus ja Peetranna, kui sa istud siin, see ei ole Peetranna, vaat keegi naeris mu nalja peale. Peetrannad ja Peetrused, kui sina mõtled, kes ma olen, siis see on sulle. Vaata, mis juhtus Peetrusega. Jumal, Jeesus ütleb, et ma kaitsen sind, ma palun, et su usk ei lõpeks. Ma kaitsen sinu usku. Iobiga oli sama, et Jumal ütleb Iobi kohta, et saatan võib rünnata, aga mitte tema hinge. Ära puuduta tema hinge. Nii et Jumal kaitseb tema inimeste hingesid, aga siin justkui Jumala suure, suveräänse, imelise, armastava käe läbi Jumal lubab midagi Peetruse ellu, mis on väga raske. Ja mis juhtus Peetrusega? Lõpuks me ei tea kõik, me teame, et ta salgab Jeesust 3 korda ja kui sa tead seda lugu, see on hästi kurb, sest üks väike tüdruk tuleb ta juurde, ütleb, kas sina tead Jeesust? Ja ta nii kardab, et ta ütleb, ei, kindlasti mitte. Siis tõenäoliselt see teine tüdruk jälle tuleb või see samas tüdruk tuleb jälle ja ta ütleb, ei, ikka ei tea. Ja siis lõpuks on grupp inimesi tule ümber, kes ütlevad, kas sa ikka ei ole, vaata, sul on sama aktsent. Ja ta ütleb, ikka ei tea. Siis kukk kireb ja ta teab, et ta on teinud valesti. Mis on huvitav on see, kui sa vaatad Markuse evangeeliumi lõpp, kui Jeesus tõuseb surnust üles, siis see ütleb niimoodi, inglid räägivad naistele ja nad ütlevad, minge ja ütelge, korraks jätan seda, et Jeesus on tõusnud taas ja kellele nad pidid ütlema, et Jeesus on tõusnud ja läheb Galileasse enne neid. Minge ja ütelge, et jüngritele ja Peetrusele. Inglid ütlevad, minge ütlema jüngritele ja Peetrusele. Aga kas Peetrus pole ju jünger või? Ma arvan, see on Jumala imeline plaan, et Peetrus nii madalalt, me mõtleme, et see salgamine oli see kõige hullem, aga minu jaoks tõenäoliselt, ma arvan, et 3 päeva Peetrus kannatas. Ta salgas Jeesus 3 korda ja siis 3 päeva leinas, et oli nii rumal, kuni Jeesus tõusis taas. Me ei tea, kas ta oli kuskil nurgas üksi, me ei tea, kus Peetrus oli selles hetkes, aga selles hetkes oli niimoodi, et inglid ütlevad, ütelge jüngritele, ja kindlasti anne Peetrusekesele teada, et tema on ka oodatud. Kas see ei ole imeline? See on oluline sellepärast, et me peame mõtlema, ka Peetrust rünnati. Ja kui me lugesime ja palvetasime just enne jutlust, me nägime, et Peetrus teab, et ütleb, et kui on mitmesugused raskused sinu elus, siis Jumal katsub su usku läbi. Kas Peetrus teaks midagi sellest või? Kas Peetrus kunagi tundis mingi sõelumist, mingit raskust, et ta usk oleks puhtam kui kuld? Ma ütleks kindlasti. Ja sellepärast Paulus ütleb, et me peame seisma. Ma tahan, et me vaatame pildi korraks. Peetrus, Paulus, teised oleksid näinud sellised sõdurid igal pool. Need alati niimoodi täpselt ei olnud, mõnikord oli teistmoodi, aga see on tüüpilt Rooma sõdurist. Ta on soomusrüüm, mis oli nagu soomustega, selline asi, ta oli vöö, igasugused vööd, ta oli mõõk, mis oli 2-terane, ta oli sandaalid, mis oli metalliga seal põhjas, ta oli see kilp, mis oli umbes ukse suurune, ta sai kaitsta kogu oma keha, ta oli kiiver, mis kaitses põhimõtteliselt igal pool ta pead, päris tugev tegelane. Ta oli kaitstud põhimõtteliselt igal poolt, aga ta oli kilp, et ta kaitseks ikka ees poolt. Ja see oleks naljakas, kui sa kunagi kuulaks, et Rooma sõdurid viskaks midagi maha, kui ta läheks lahingusse. Niimoodi ta läheks. Parem pilt veel on umbes selline Rooma sõdur. Seisa, seisa, seisa. Ma tahan, et sa hoiad seda pilti meeles, sest piibel käsib, et me seisame umbes niimoodi. Seisa vastu on see piibli sõna seal. Vastu seismine. See ei tähenda ründa, vaid võtta positsiooni ja seisa vastu rünnakutele. See on see, mis Paulus ütleb. Nii et vaatame siis edasi, mis Paulus veel ütleb. Ta ütleb nüüd, ja teie jalgedes olgu vaimsus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Nüüd me loeme eesti keeles, me mõtleme, et rahu evangeeliumis siin jalenõud on see, et ma pean minna välja maailma kuulutama. Kahjuks siin mul ei meeldi, kuidas eesti tõlge tõlkisid, sest see paneb käsk, et kui sa seisad saatana vastu, sa pead nagu pääske, tulge. See on üks pilt ja mõnes mõttes see töötab niimoodi. Aga see kirjakoht ei ole selles, kuidas me lähme maailma. See kirjakoht on see, kuidas me seiseme vastu, kuidas me kaitseme ennast.
Ja kreeka keel võib-olla saaks paremini niimoodi tõlkida ja olles sidunud enda jalad rahu evangeeliumi valmidusega, mitte kulutama. Sõna kulutama ei ole siin. See ei ole lihtsalt kreeka keeles olemas. Nad panid ilmselt siia sellepärast, et see on see valmidus. Aga valmis milleks? Paulus vastu seisma. Millele? Saatana rünnakuletele. Nii et see kogu point siin ei ole see, et me kuulutame rõõmu evangeeliumi maailmale, vaid ma seisan kiusatuste ja muude vastu. Ja miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et Scott jagas lugu, mis oli nii hea, kaks kurb lugu, aga väga selge pilt, kus üks mees helistas Scottile, Scott oli see nõustaja, ja ta ütles, Scott, see oli nii tore, aitäh, et sa aitasid mind ja panin telefon kinni. Scott läks ta juurde ja vaatas ta akna sisse ja nägi, et mehel oli püstol pea juures. See on Ameerika, mitte Eesti. Ta läheb sisse mingi, ma ei tea, aknast läbi ja leiab mees ja ütleb, mis on ja aitab. Tuli välja, et sellel mehel oli nii suur süükoorem, et ta ei saanud seista enam. Ta andis juba alla ja ta tahtis oma elu võtta. Või Peetrus, kas sa ei arva, et Peetrus oli mingi kiusatus, kui teda sõeluti, et kuule, Juudas tappis ennast. Võib-olla ma peaks ka. Kas sa arva, et Peetrusel ei olnud see kõhklus kunagi? Mis on Peetruse ja Juuda vahe, kusjuures, kui me küsime? Vahe oli see, et Peetruse armastus ja usk jäi seisma. Juudas oli kurat, nagu Jeesus ütleb, et ma olen valinud teid 12, aga üks teie seest on kurat, ta ütleb. Juudas ei olnud Jeesuse oma. Ta oli varas kogu see aeg ja varastas, Johannese evangeelium ütleb, seal raha kukrust, mis see sõna on? See rahakotist, ta kogu aeg võttis. Ta ei olnud Jeesuse oma, ta nägi välja niimoodi, ta tegi kõik nagu teised. Kogu aeg süda oli nii must kui süsi. Ja siis on niimoodi, Peetrus aga tõenäoliselt võitles. Ja miks ma arvan, see sõnastus on siin nii oluline on see, kui saatan tahaks Bobby rünnata või siin, mis see oleks see. Sul ei ole andestus. Sul lihtsalt ei ole. Sa oled pattu teinud jälle. Miks sa jälle tuled käputi või mis iganes oma põlvede ja kätte peal jälle Jeesuse juurde? Sa ei vääri seda andestust. Kas sa ei tea seda? Kas see ei ole see sama kiustus, mis meil peaaegu kõigil on? Et sa jälle tegid midagi? Jeesus ei taha sellist inimest. Aga mis mu jalad siis ütlevad? Mu jalad on valmis mitte kuulutama maailmale, vaid nad on valmis, nad seisavad evangeeliumi rahust. Aga Jeesus on mind lunastanud, Jeesus on minu pärast surnud, Jeesus on mind lunastanud minu patust, minu rumalusest. Ma seisan vastu mitte, sest mina olen hea, vaid Jeesus on mind ostnud. Ma seisan rahu evangeeliumis, mul on rahu Jumalaga täna, mul on lootus Jumalaga täna Jeesuses. Iga patt on kinni kaetud Jeesuses, mul on rahu Jumalaga Jeesuses, ma olen adopteeritud, vastu võetud Jeesusest, ma olen armastatud Jeesuses. Kas sa näed, kui oluline on see evangeelium meie jaoks, mitte maailma jaoks, loomulikult me kuulutame, imeline asi, kuulutage evangeeliumi maailmale, aga siin ma seisan evangeeliumis, et Jeesus on mind ostnud, Jeesus on mind armastanud, Jeesus on ennast ohvrinud minu eest. Kui keegi proovib mind ümber lükata, mu jalad on nagu liimiga kinni, sest Jeesus hoiab ja Jeesus on teinud, Jeesus on see. See on see, kuidas ma seisan vastu. Kui tulevad rünnakud, kahtlused, ma seisan selles, et Jeesus on mind armastanud ja surnud minu eest, et mina võiksin elada. See on, kuidas ma seisan vastu Jeesuses, evangeeliumi rahus. Ma saan seista Jeesuses, mitte minu pärast. Üks kuulus jutlustaja, kes elas seal Inglismaal, McShane, ütles, iga kord, kui sa vaatad ennast, vaata 10 korda risti. Iga kord, kui sa vaatad ennast ja sõber, sa näed, kui pattuna sa oled, siis vaata 10 korda, kui imeline Jeesus on, kui palju ta tegi sinu pärast. Kas sa tahad seista evangeeliumi sees, sa vaatad risti 10 korda, iga kord, kui sa vaatad ennast 1 kord. See on see praktiline asi. Sest mina olen seaduse läbi seadusele surnud, ütleb Paulus, ma on siin, Galaatlaste 2, 19-20, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud.
Kas sa teadsid? Sa oled surnud oma minale, sa oled surnud Jeesusega, sa oled surnud patule. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise loovutanud minu eest. See on minu päästerõõm, see on see rahu evangeelium, milles ma seisan. Mu jalad on valmis mitte kulutama kõigile, vaid endale. Mina olen armastatud, sest Jeesus suri. Mina olen kallis, sest Jeesus armastas. Ja mis ta veel siis annab meile? Nüüd ta ütleb kõigepealt, aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Siin ta mõtleb saatana kurja, ehk see on tegelane kurja. Saatan siin, kui ta rünnaks, ehk saatanlik rünnak, oleks see, et sa kahtleksid, et sa arvaksid, et Jumala tõotused ja lubadused ei ole päris. Jumal ütles, et ta võtab sind taevas, aga ta ilmselt ei tee. Jumal ütles, et ta kaitseb sind, aga küll ta ei kaitse. Jumal ütles, et ta varustab sind iga vajadusega, mis sul on siin maa peal, aga kas ta tõesti teeb seda või? Ja nagu ma ütlesin, siin see piir on nii peenike, sest meie süda teeb täpselt sama asja. Ausalt, peaaegu ei ole saatanat vaja, et meie kahtleksime, ei ole saatanat vaja, et meie teeksime pattu, sest Jaakobse kirja ütleb, me nagunii teeme seda. Me näeme, see patt peibutab, võrgutab, me lähme järgi, see eostub ja siis tuleb patuvili. See on juba sees, mis juhtub. Aga Paulus ikka hoiatab, et meil on vaenlane väljaspool, kelle eest me peame kaitsma ennast. See sama mõte siin on see, et sa mõtled, et võib-olla su armastus on liiga väike. Ma ütlesin seda varem. Võib-olla sa mõtled, et aga Jeesus suri, aga ma see nädal tegin liiga kehvasti. Ma tegin liiga suure pattu see nädal. Või sa mõtled, et tead ju, ma ei tee, mida ma peaks. Ma tean, et ma peaks jagama evangeeliumi mu töökaaslasega, aga ma ei ole teinud seda. Järelikult Jumal vihkab mind, aga siin on see koht jälle, mis on usk, mu kilp, sest kõik need põlevad nooled tulevad, kiusadused, vaata siia, tee seda, lihaimos, silmahimu, elukõrkus, tulevad kahtlused ja ma pean kaitsma usukilbiga. Ja mis see tähendab? Ma usun, et Jeesus armastab mind. Ma usun, et kuigi ma olen musta, teeb mind valgeks. Ma usun, et kuigi kõik, mis tuleb minu vastu, võib isegi vastata tõele. Jumal on armastanud mind siis, kui ma olin alles pattune. Ja suri minu ees siis, kui ma olin alles pattune. Ja Paulus ütleb, kui Jumal loovutas oma poja, kui me alles pattused olime, mis ta nüüd ei annaks meile? Sest kristlane nüüd sa seisad Kristuses. Tema soomusrüüs, tema õiguses. Mis ta keelab andmas sulle täna? Kas sa arvad, täna ta ei armasta sind? Siin on see usukilp. Ma usun, et see, mis ta on öelnud, vastab tõele. Abrahamile Jumal ütles, Abraham hakkas kõhklema, et tead ju, mul ei ole lapsi. Esimese Moosese 15, mul ei ole lapsi. Jumal vastab, Abraham, mina olen sinu kilp ja su tasu on ülisuur. Mõni tõlge kastab, mina olen sinu tasu ja see on väga suur. Ma ei tea, ma ei ole seda heebra keelt vaatan, ma ei oska teile öelda, aga kes on Abrahami kilp? Jumal on tema kilp. Loeb salmid, ma just lugesin huvi pärast salm, mis oli 2, 3, 4, mitmes juba alguses räägivad, Jumal on kilp. Jumal on kilp, Jumal on kilp. Miks on Jumal kilp? Sest ma usun, et tema teeb. Ma usun, kuigi minu silmad näevad, et asjad ei ole nii. Ma usun, et ta kaitseb. Ma usun, et ta aitab. See on see kilp, mis mul on. See on see sama, kui ma ei näe seda head ka, ma rääksin seda varem, Roomlaste 8. Jumal kastab, laseb kõik tulla heaks. Aga ma ei näe seda head, see on see usk. Aga Jumal, sa oled lubanud, et see tuleb heaks. Sa oled lubanud, et see tuleb heaks. Ma usun, et see juhtub. Ma usaldan sind ja see toob Jumalale väga suur austus, kui te lugesite seda raamatut kodugruppides, kuidas ma saan austada Jumala ka on see, et ma usaldan teda, sest see näitab, et ta on väärt kõike. Issand, ma ei usu ennast, ma usun sind. Siin on huvitav pilt. Vanasti oli niimoodi, et nad panid piginoole seal tipus ja nad panid pigi ja riie ja panid põlema. Põlevad nooled ja miks põlev nool oli see, kui sa läheks kilbi sisse, sa paned kilpi põlema. Nii et mis roomlased tegid oli see, et nad katsid selle ära kas nahaga või mingi teise asjaga, metalliga, et see oleks eriti kaitsev. Kui tuleksid põlevad nooled ja mõtle, mis hävingut see teeks, kui see lööks sind
kuhugi siia või siia või siia ja see põleks veel lisaks. Hoia oma kilp üles, ehk usu, et see, mis Jumal ütles, on päris. Usu. Ta ei petta sind. Roomlaste 5:5, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja vaalatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Mul on see armastus, ma tean. Ta teeb seda. Nüüd ma tahan, et me vaatame edasi. Võtke ka päästekiiver. Siin on, ma lihtsalt ütlen, ma olen rääkinud väga mitmega hiljuti, kes on öelnud, mina arvan, võib-olla ma ei ole päästetud. Ma olen käitunud niimoodi, ma olen teinud mingi pattu, ma olen teinud midagi, et järelikult ma ei ole päästetud enam. Ma olen kuulnud seda hästi palju hiljuti, et võib-olla ma ei ole tema oma enam. Ja ma tahan teid väga julgustada, kui mul on ämber täis mingit lootust, ma tahan täna sulle pähe visata suurt ämbrit, armastus ja lootust isandas. Kuidas ma saan seda öelda? Sest kui saatan ründaks kedagi, Bobby, mis oleks üks parimaid viise, kuidas teda rünnata? Sa ei ole päästud, ta ei ole tema oma, sest kui sa nüüd keskennud oma enda peale, väga palju, ma ei ole päästud, ma ei ole tema oma, mis juhtub? Sa oled täiesti kasutu kristlane. Sa ei tee mitte midagi, sa istud kodus ja ainult muretsed. Sa ei ela rõõmus, rahus, sa ei kuuluta evangeeliumi, sest järelikult sul ei ole ka see rahu evangeelium, sa ei tee mitte midagi. Ja kui oleks saatanik rünnaks, see oleks väga tõhus, et sina arvaksid, et täna sa enam ei ole päästud, sest sa tegid A, B või C. Nii et ma tahan sind aidata. Päästekiiver, ütleb Paulus. Mis see päästekiiver on? Vaatame, mis Paulus ka kirjutab Thessaloniklastele. 1. Thessalonika 5:8. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, ehk valguse lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning pääste lootuse kiivriga. Paulus ütleb, see kiiver on pääste lootuse kiiver. See ei ole ainult päästekiiver, aga see on pääste lootuse kiiver. Miks see oluline on? Täna mul on küsimus sulle. Kas sina võid midagi teha, mis eraldaks sind Jumala armastusest? Kas sina saaks midagi teha täna, mis eraldaks sind Jumala armastusest? Mina ütleks ei, sest Paulus ütleb niimoodi. Me varsti jõume sinna. Siis mul on väga suur küsimus, mis Eestis on juba väga kuum teema. Kas sina saaksid midagi teha, et Jumal heidaks sind välja? Kas Jumal kunagi jätab sind maha? No inimene vastab, ei, mina jätan teda maha. Okei, kas sina saad midagi teha sinu enda jaoks, et sina jätaksid Jumalat täiesti maha? Kas sina saaksid midagi teha, et sina jätate täiesti maha? Nüüd meil on see küsimus. Paulus julgustab meid. Filipplaste 1:5-6. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni. Ja olen veendunud selles, et see Jumal, kes on teis alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Paulus on kindel, et kui Jumal on teinud midagi, Jumal ei ole mingi kehv tööline. Ta ei ole mingi tööline, sa ütled, palun tee minu vannitoa ümber ja ta teeb pool ja ütleb, ma lähen minema, mul ei meeli see asi. Kas Jumal on kehv töötaja? Keskmine Eesti töötaja on ju, ma ei tea, ma ei viitsi enam. Kas Jumal on selline? Ei, ta on veendunud, Paulus on veendunud, isiklikult tunnetab, et ta on kindel, et Jumal, kes on alustanud hea tööd, nende sees lõpetab seda enne Kristuse Jeesuse päeva, mis tähendab, kui Jeesus tuleb tagasi, see töö on nüüd läbi. Nad on ju valmis nüüd Kristuse tulekuks. Johannese 10:27-30 on minu üks lemmikuid. Minu lambad, ütleb Jeesus, kuulevad minu häält. Ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ning ma annan neile, mu lammastele, igavese elu. Ma küsisin üks kord, mis on igavene? Kui ma annan sulle pastakat ja ma ütlen, see on igavene. Kas see kunagi hävib? Kui see kunagi lõpeb? Kas see kunagi saab otsa? Ei, see on igavene. Lõpmatu, me võime teist sõnu kasutada. See on lõpmatu. Jeesus ütleb, ja ma annan minu lammastele lõpmatu elu. Elu, mis ei lõpe. Aga me mõtleme, see tähendab taevas, okei. Aga kui ta annab mulle täna lõpmatu elu, kas minu elu nüüd võib lõppeda? Mul on lihtsalt küsimus. Kas lõpmatu elu võib lõppeda, kui Jeesus kinkib mulle lõpmatu elu? Aga see läheb veel kangemaks argumendiks minu jaoks. Ja nad, Jeesus ütleb, ei hukku iialgi. Need, kes kuulsid seda varem, ma ütlesin seda keeleliselt.
Kreeka keeles on 2 eitavat sõna. Meil on nagu mitte ja ei ja ära, meil on ka igasuguseid. Kreeka keeles on põhiliselt 2, on u ja me. Mõnele väga meeldis see, kui ma näitasin ekraanil, täna ma ei näita. Mul üks õppejõud, kes ütles, kui keegi küsib, kas sa tahad minuga parki tulla või lõbustada, ja ütleb see tähendab ei taha. Kui ütleb me, see on nagu paha ka. Me. Aga kui ta ütleb me, see tähendab mitte iialgi. See on kreeka keeles nii tugev negatiivne vorm, kui vähegi võimalik. Kui vähegi võimalik, ei ole tugevamat. Eesti keeles me saame öelda mitte kunagi millalgi. Kuidas sa saad öelda? Kas sa tuled minuga parki? Ei, mitte kunagi iialgi. Me kreeka keeles. Ma ei saa kunagi iialgi. Sellepärast Eesti piibel ütleb siin, ei hukku iialgi. Ja see sõna siin hukkuma on väga hea. Mis on see väga kuulus salm piiblis, mis kristlased teavad? Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusünninud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid oleks igavene elu. Mis see hukkumine on? See tähendab põrgu, see tähendab igavene surm. Jeesus ütleb, need, kes tulevad minu juurde, ma annan neile igavese elu, ja nad ei kunagi iialgi põrguse. Kunagi ei hukku, kunagi ei hävi. Mitte iialgi. Ta kasutab kreeka keeles nii tugevat vormi, kui vähegi võimalik. Ja siis ta ütleb, ning keegi, mitte keegi, ei kisu, ei võta neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest. Kes on kõige suurem? Jumal. Kes on kõige vägevam? Jumal. Kes on kõige vahvam? Jumal. Ta on neid mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda minu isa käest. Mina ja isa oleme üks. Jeesus ütleb, minu lambad on minu käes. Keegi ei võtta. Ma olen karjane, ma kaitsen. Ja mu isa, kes on kõige suurem, kõige vägevam, hoiab neid ka. Ja nad ei hukku, nad ei sure, nad ei põrgu, mitte iialgi. Mitte keegi ei saa seda teha. Nüüd meil on küsimus, kas see tähendab aga, et kas mina võin, sest seda ma kunagi uskusin, aga mina võin siis välja ronida sealt sõrmede vahel on ju. Aga mina, ta ütleb, mitte keegi. Mitte kunagi ei hukku. Nii et mul on küsimus, mida sina saad teha, et sina, kristlane, võiksid hukkuda? Kui Jeesus ütleb, mitte iial ei hukku. Mida sina saad teha? Jälle ma ütlesin, see argument läheb suuremaks. Siin ta ütleb niimoodi, Roomlaste 8:38-39. Paulus, sest ma olen isiklikult, kogemuslikult veendunud, see on see sõna seal, veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie isandas. Kas saatan saab midagi teha, et kiskuda sind Jumala käest välja? Ei. Kas saatan saab midagi teha, et Jumala armastus ei puhkeks sinu peal? Ei. Kas saatan saab sind kuidagi välja tõmmata? Ei. Aga nüüd meil on küsimus, kas mina saan midagi teha, et Jumala armastusest lahutada saada või lahutatud saada või mis iganes mis see sõna? Kas ma saan midagi teha? Saatan ei saa seda teha, inglid ei saa seda teha, kõrgus ei saa, aga Kalle, küll tema saab, ei, mitte midagi loodu, mitte mingi loodu ei suuda. Okei, aga mina saan kiskuda ennast siis sealt välja, ma tahan välja tulla. Jeesus ütleb, mitte keegi ei saa kiskuda. Ei, mina kõnnin vabatahtlikult, ei, sa ei ole enam enda oma, kas sa teadsid seda? Sa oled ostetud kaili hinnaga. Kes sina oled? Mõni on mulle öelnud, aga ma kõnnin välja, ei, sa ei ole enam oma, sa ei ole vaba mees, sa oled Kristuse ori nüüd. Kui sina nüüd lähed välja, sa varastad ennast, kas sa teadsid? Sa kisud ennast tema käest. Mitte keegi ei kisu. Mitte keegi ei kisu. Vaata, mis Paulus veel ütleb siin. Või vabandust, Jeesus siin ütleb. Lukase 12:32. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Ei ole. Ma ei meeli talle. Tal on hea meel. Ta on õnnelik. Ta on rõõmus. Ta tahab, et sul oleks pääste. Või Hebralaste 12:2. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjatele. See on üks viis, kuidas me usu kiilt võtame. Ma vaatan Jeesust. Ma ei vaata ennast, ma ei vaata olukord, ma vaatan Jeesust. Kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Mis iganes, Jeesus ei olnud õnnelik, vaata, ta
ta kannatas risti temale seatud rõõmu asemel. Tema asemel, rõõmu asemel. Jeesus ei tahtnud seda. Siin on jälle huvitav. Kreeka keeles ta kasutab sõna anti. Anti võib tähendada asemel, vastu, aga anti võib tähendada eest, eesmärgiks. Ehk see võib tähendada, nagu inglise keeles on üldiselt tõlgendatud piiblites, Jeesus suri, kannatas risti temale seatud rõõmu eest. On see, kuidas kreeka keeles ka peegeldub. Ja inglise keeles kõige rohkem peegeldub tõlkides. Ma ei tea, miks eesti keeles nad teevad, nagu Jeesus oleks väga kurb seda teha. Kas mul on õigus, et asemel tähendab nagu, tal oli rõõm, aga ta ei tahtnud seda rõõmu, et pigem hoopis pidi seda asja tegema. Aga kui see on eest, rõõmu eest, see tähendaks seda, et Jeesus läks ristile ja vaatas tulevast au, tulevast rahvast, eestlased, kreeklased, kanadalased, kõik lased ja tundis rõõmu ja kannatas risti peal rõõmu eest, rõõmu eesmärgil, teades, mis saab. Ma arvan, see on tõenäolisem kui see, et Jeesus rõõmu asemel kannatas. Ma ei tea, kas te saate aru, kas ma tõlgendan seda valesti, aga eesti keeles kõlab väga niimoodi. Pigem Jeesus vaatas risti ja vaatas pääste inimkonnale, pääste minu lammastele. Naeratus näos. Kuigi see oli halb, kuigi see oli jõudne, kuigi ta pidi kannatama meie patte, ta oli hea karjane ja tahtis päästa. Või Juuda 1.24. Kalle mõnikord räägi palju Juuda 1.24. Temale, see on õnnistussõna nüüd, temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna, seisma panna. Mäletan, me peame seisma vastu seisma, kasutab sama sõna siin, seisma. Jumal suudab teid hoida komistamast ja seisma panna sind laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama. Kas Jumal suudab teid hoida? Kas te teate, Jumal suudab teid hoida komistamast ja ta võib panna teid laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama. Jumal suudab seda teha täna. Aga ta ei taha. Heiki. Kas me mõtleme niimoodi? Kas me ei mõtle niimoodi? Jumal suudab. On ju, ingelad, ma ei taha teda suuta. Ma suudan, aga ma ei tee seda. Ei, Jumal suudab. Ja kui Jumal suudab ja keegi ei saa lahutada sind tema armastusest, kas tema suutmine ei suuda seda teha? Ehk, kui keegi ei saa sind lahutada Jumala armastusest ja Jumal nii armastab sind Kristusest ja ta suudab sind hoida komistamast, kas ta ei tee seda? Jah, loomulikult ta teeb seda. Ta hoiab sind komistamast ja paneb sind seisma laitmatuna. Ta hoiab sind, puhastab sind, et sa saad seista tema palgete rõõmustama. Ja kui sa oled kuulnud juba, et ma olen öelnud seda, siis kuula veel, sest me kõik vajame seda. Oma kirkuse palgete hõiskama. Ma mõtlen, see on mina, ma ütlen, hurraa, Jeesus, ma olen koju tulnud, jee! Aga kreeka keeles ei ütle, kes see ütleja on või kes hõiskab. See ainult ütleb, et hõisata. Nii et Jumal paneb, ta saab hoida teid, ta paneb teid laitmatuna. Hõiskamine. Kes hõiskab? Meie loomulikult hõiskame. Yes! Jeesus, näos näkku. Ma armastan sind. Ma ootasin seda hetke. Aga Jeesus, kui sa oled kuulnud, siis kuula veel. Jeesus näeb meid. Rõõmu eest ta suri. Kui ta näeb siin näos näkku sellel viimasel päeval, kui sa sured, mis nägu tal on? Kujuta ette korraks. Kas ta on selline või selline? Kas ta naeratab või kas tal on kulmukorts? Ma olen veenunud pühakirja järgi, kui keegi ei saa meid lahutada tema armastusest ja rõõmu eest ta suri ja sa oled väga kallis nüüd temale, sa jõuad sinna ja ta ütleb, hurraa! Sa oled kodus! Tere tulemast minu kurnriigi. Iisal oli hea meel sulle anda ja mul on hea meel sulle anda. Tule minu hingamise. Kas Jeesus ei saa niimoodi rääkida? Mina arvan see, ja miks ma ütlen seda, on see, Paulus ütle meile, et me võtaksime pääste lootuse kiiver. Kas sul on lootus oma päästes? Mul on lootus, sest minu pääste ei sõltu minust. Mul on lootus, sest tema ütleb, et ta paneb mind, ta suudab mind panna laitmatune enda palge ette hõiskama ja ta suudab seda teha. Mul on lootus, et Jeesus ütleb, et keegi ei kisu mind tema käes. Mul on lootus, et mitte kunagi ei hukku mina.
mul on päästekiiver lootuses, et tema suudab teha seda tööd, mis ta on alustanud. Ja viimane on vaimumõõk. Vaimumõõk, see on Jumala sõna, see on ainuke relv, mis on rünnaku relv. Vaimumõõk võib tähendada, et see on mõõk, mis vaim kasutab, ehk püha vaim, see võib tähendada mõõk, mis püha vaim annab, see võib tähendada vaimumõõk nagu vaimulik mõõk. Aga võtme seda kõige lihtsamani. See on mõõk, mis vaim annab ja mõõk, mis vaim kasutab. Eeleme niimoodi, püha vaim. See on Jumala sõna. See on ainuke relv, mis meil on. Nüüd, kuidas me praktiliselt võtame seda? Mõtle Jeesuse peale, kui ta oli kõrbes. Mis saatan ütles? Jumala sõna ütleb niimoodi. Mis Jeesus teeb? Ei. Jumala sõna ütleb niimoodi. Jeesus lõikas, kuulutas Jumala sõna õigesti iga rünnaku vastu. Ja meie teeme sama. Ma võin öelda, et ja ka saatan. Jumal ütleb, et ma võin mis iganes siteerida. Ei, ma pean seda päriselt uskuma, et see on Jumala sõna. Ma ei ütle, et Jumal ütles Abraham, et ta on Abrahami kilp. Ja mu tasu on suur. Minu tasu on suur. No võib-olla su tasu on suur, aga ta rääkis Abrahamiga seal korraks. Nii et ma pean ikka Jumala sõna kasutama õigesti. Ehk ma kasutan need kohad, mis sobivad. Või nagu, ma pean seda õigesti kasutama. Aga mul on see mõõk ja Jeesus näitab seda. Saatan ütleb, hüppa siit templist alla ja vaata, inglid hoiavad siin. Jeesus ütleb, ei. Ta vastab alati õigesti vaimumõõguga. Ta alati vastab õigesti. Nii et Jeesus on meie eeskuju selles, kuidas ta kasutas vaimumõõka. Me peame armastama seda sõna, me peame lugema seda sõna, me peame olema selles sõna sees. Hebralaste kiri ütleb, et see sõna on teravam, vahedam kui kaheterane mõõk. Peetruse kiri ütleb, vaim on andnud seda sõna meile läbi inimeste. Nii et see on see vaimumõõk. Sa tahad võidela, sa ei kasuta oma rusikaid, sa kasutad Jumala sõna. Keegi ütleb, sa oled must. Ma ütlen, Jeesus on armastanud mind ja andnud ennast, loovutanud ennast minu eest. Keegi ütleb, vaata, kui palju patte sul on. Ma vaatan Kolostar 2, ma ütlen, vaata, ta pani minu suur pikk nimekirja risti külge naeltaga oma endaga. Keegi saatan või muu ütleb, sa ei vääri midagi. Ma ütlen, ja vaata, mu õigluse teod on rüvedad ja räbalad, aga tema on ostnud mind, kui ma olen alles pattune. Ma kastun mõõka. Ma ründan mõõgaga ja see töötab maailmas suhtes ka. Keegi ütleb, abielu võib olla vahed ei ole kelle läbi või kelle asemel või mis iganes kelle vahel. Me ütleme, Jumal ütleb, mees ja naine. Keegi ütleb, ma ei tea, kas on õige või vale. Jeesus ütleb, ma olen tee, tõde ja elu. On tõesti tõde olemas. Siin ei ole suhtelisust. Me kastume vaimu mõõka. Me kastume Jumala sõna. Me räägime Jumala sõna, me kuulutame Jumala sõna, me usume Jumala sõna. Et see, mis ta ütleb, on tõde. Ja üks koht on see, et me kõik peaksime pingutama. Ma proovin, mul on see väga raske, meile jätta Jumala sõna. Miks? Sest vaim kasutab Jumala sõna. Jesaja 55:11 ütleb, et ta sõna ei tule tühjalt tagasi. Me võime kuulutada sõna. Keegi ütleb, kas ma võin tõesti päästa? Ja me loeme, et iga üks, kes usub, võib pääseda. Iga üks, kes usub. Keegi ütleb, aga ma ei tea. Ta on lubanud. Nii et me võtame seda, lõikama, ründama. Nii et võtame nüüd kogu asja kokku. Kahtlused, kõhklused, olukorrad, suhted, kartused, kõik, mis tuleb su vastu sinu elus. Võib olla saatanlik, see ei pruugi olla saatanlik. Vahet ei ole, mismoodi see tuleb, mis meil on see tõde, et see, mis Jumal on öelnud, on tõde, see, kes ta on tõde, see, kes minu olen Kristuses, on tõde. Mul on see usk, et kõik, mis ta on öelnud, ma pean vastu seisma selles. Mul on see päästekiiver, et tema on öelnud, et ta hoiab mind, kaitseb mind, tema teeb seda imelist tööd lõpuni. Mul on see õige soomusrüü, et ei, mitte mina ei ole õige, vaid Jeesus on õige minu sees. Jeesus on minu õigus, minu õiglus. Jeesuses ma olen valge kui lumi. Jeesuses. Mul on see evangeelmi rõõm. Jeesus on surnud minu eest. Ma seisan vastu selles tões. Ma seisan vastu evangeelimis. Et Jeesus on armastanud mind ja loovutanud ennast minu eest, et mina võin elada. Et tema sai pattuks, et mina saaks Jumala õigluseks. Ja sõna, et vahet ei ole, mis tuleb vastu, mul on see alus, see vundament.
ma seisan siin, Jumal ütleb niimoodi, vahet ei ole, mis sa ütled, vahet ei ole, mis saatan ütleb, vahet ei ole, mis maailm ütleb, Jumal ei valeta ja mul on see sõna. Ja see on minu ainuke relv, ainuke ründav asi on sõna, see ei ole füüsiline, me kasutame sõnu, Jumala sõna, me räägime Jumala sõna, me kuulutame Jumala sõna, see on meie relv ja ma lõpetan ainult selle viimase salmiga. 1. Korintlaste 16:13-14. Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks. Kõik teie teod sünnigu armastuses. Palvetame.